ehitamisega on paraku nii, et kõik ei käi päris prau ja näpunipsust. Kui tahate näiteks jaanipäevaks korralikku mõnusat leili päris oma, kas siis värskelt ehitatud või renoveeritud saunas, siis praegu oleks viimane aeg asjaga algust teha. Sauna maailmaga, sauna asjaga on väga hästi kursis Puumarketi erinevates kauplustes. Tallinnas siis siin Männikul ja Laki tänaval on täiesti omaette sauna osakond, nii et siit võib leida kõike, mida sauna ehitamiseks vaja. Ja tulime meiegi oma kaameraga natuke infot otsima. Mari-Liis, alustaksime siis sellest, et milliseid vigu inimesi kõige rohkem sauna ehitamisel teeb? Sauna ehitamisel tegelikult ütleb nii, et inimesed tihtipeale mõtlevad kõik läbi, nad mõtlevad läbi asukoha, kuju, suuruse, aga tihtipeale jääb väheks kas sauna soojustamise teemal või siis ventilatsiooni teemal. Et mida nad teevad on see, et nad ei soojusta sauna piisavalt. Et tasub panna rõhku kindlasti või läbi mõelda sauna soojustamine selleks, et hoida tulevikus kokku energiat elektriarvetelt. Selleks on Puumarketis on lisaks saunapuidul olemas ka kõik sauna soojustamise materjalid, nii Kingspani saunasatu kui ka villad ning selle juurde kõik teibid, seibid ja kõik kinnitusvahendid. Lisaks tasuks, kui sauna ehitamiseks läheb, siis tasub ventilatsiooni peale mõelda, et saun oleks selline mõnus tervenemise koht, siis hea apnikurikas õhk on selle juures väga oluline. Ja ventilatsiooni sissepuhe võiks olla saunas nii, et nad on kerise kõrval all põrandal ja väljapuhe on vastas seinas kuskil lava kõrgusel, et lava all oleks ideaalne. Puumarket on ka muumarket, see on väga ilus sõnade mäng, et kerised ka kõik olemas. Mida sa soovitaks? Kerise juures tuleks kindlasti läbi mõelda, et missugust kerist soovitakse, et kas on valikus puidukeris või on elektrikeris. Tihtipeale puidukerist endale valida ei saa, siis jääb nagu valikuks elektrikeris. Mis kerise juures siis kindlasti nagu silmas pidada on selle võimsus, et ütleme 1 kuubi leiliruumi kohta võiks olla 1 kilovatt võimsust ja kuna tänased saunad on nagu oluliselt klaasirohked, klaasipind on palju, uksed on klaasis, siis tuleb kindlasti arvestada võimsusele kuskil 0,5 kilovatti iga ruudu kohta juurde, klaaspinna ruudu kohta. Kuskilt lugesin sellisest tootest nagu Spa Session. Jaa, see on uus saunumi revolutsiooniline keris, millel on siis lisaks patenteeritud õhuvahetussüsteemile 5 erineva leilitüübi võimalus, et puldis saab juba eelseadistada, salvestada ja isegi käivitada endale sobiv leilitüüp. Ja mis need siis leilitüübid on, et seal saab valida, kui kõrge on temperatuur, kui pikk on saunasessiooni kestus, kui tugevasti kliimaseade töötab ning kui on olemas ka autoleil, siis saab vaadata või valida, kui palju on niiskust saunas, kui palju leili autoleil viskab, et seal on erinevaid võimalusi selleks. Aga milline puit peaks saunas kasutusel olema? Lehtpuidud, sellega oleks harjunud. Kuidas on okaspuiduga? Jaa, täna veel paljud ei usu, et okaspuit sobib sauna. Et tegelikult on okaspuit, meie Põhjamaa naabrid kasutavad seda saunas juba aastate algusest peale. Nemad on ka suur saunarahvas ja kinnitavad, et okaspuit sobib sauna. Kuusepuidu puhul on see, Puumarketis on olemas spetsiaalselt tööstuslikult eeltöödeldud sauna kaitsevahendiga puit, mis siis tagab selle, et on lihtne puhastada ja lisaks kuuse materjal imab mustust ja vett palju kehvemini sisse, kui seda teeb haab ja lepp.
kui sauna viimistluses on ka midagi muutunud. Aastakümneid tagasi öeldi, et ei mingit lakki ega värve ega õlisauna. Selle arvamuse me oleme kuidagi vist nagu ära pööranud. See ei kehti enam. See ei kehti ja, et kõik tootjad ütlevad, et sauna tuleb saunakaitsevahendiga kaitsta ja hoolitseda pidevalt. Aga mis on veel muutunud, on see, et kui vanasti tõesti inimesed armastasid heledat ja puhast sauna, siis praegu on trend muutunud vastupidiseks, et tegelikult tahetakse tumedat värvi sauna ja sellel on nagu mitu praktilist põhjust, et üks on see, et kindlasti tume teeb sauna õdusaks, seal on mõnus olla ja teiseks on see, et sauna, sa julged vabalt võtta viha kaasa, sauna soola kaasa, kartmata, et saunalava saab määritud. Kas praegusel hetkel on õige hetk sauna ehitamise või renoveerimisega alustada selleks, et suviseks saunaperioodiks oleks kõik korras? Et mina julgen öelda, et ei ole paremat hetke, kui on praegu, sest hinnad lähevad kõrgemaks, juba on uued hinnakirjad väljas, et lähevad kallimaks, et praegult on kõik saadaval ja tegelikult mõistliku hinnaga, et kui plaanitakse sauna teha, siis kindlasti see kohe ära teha ja kasutada head võimalust. Ja lõpetuseks tahaksin öelda, et kui ma kuulsin siin nüüd ja praegu Mari-Liisi juttu tumedast sauna viimistlusest, siis see lõi mulle kujutluspildi tumedast saunast, kus on saunalavale laotatud hele, linane rätik. Jaanipäeva paiku on toodud ka sauna karikakrat, värske viht. See on väga romantiline. Olete nõus?